Mida teha, kui õpetajad lähevad peole? Ja kui see ChatGPT vahel on selline kahtlane, et tema arvates on näiteks Jüri Jüdi on Jaan Kaplitski ja Tartu Ülikool alustas 1802 ja sellised asjad. Et siiski näen siin päris mõistlikku juttu. Nii, kui õpetajad on läinud peole, on oluline säilitada austus ja vastutustunne. Siin on mõned soovitused. Käitu normaalselt. Jätka oma tegevusi nagu tavaliselt, olgu need siis õppimine, sõprade vajaveetmine või muud hobid. Teine punkt. Ära kasuta olukorda ära. Kui õpetajad ei ole kohal, ära tee midagi, mis võiks teisi segada või häirida. Kolmas punkt. Räägi sõpradega. Nautige aega üksteisega, kuid tehke seda mõistlikult. Nii. Ja 4. punkt. Ole ettevaatlik. Kui oled koolis, järgi endiselt kooli reegleid ja ole tähelepanelik, et mitte tekitada probleeme. Ja üldine kokkuvõtte soovitused. Oluline on säilitada vastutus ja head käitumist, isegi kui õpetajad ei ole kohal. Nii et ma loodan, et see kõik läheb nüüd. Tervist! No kuidas on teie õpetajate päev läheb? Ma praegu viilin sealt ja ma nüüd töötan, ma mõistan töötamist lõbutsemisele. Aga puhata on ka vaja natukene. Õhtul puhkan, lähen bussiga, ei lähe oma autoga. Ahaa, väga tore. Aga kuhu te lähete õhtul? Õhtul me läheme Anija mõisa ja ma ootan üllatusi. Ma tahaks, et keegi laulaks või mängiks pilli või kontserti. Kontsert oleks. Ja, okei, aitäh teile. Palun, võta jaoks. Milline on hea õpetaja? See, kes ei karju kohe, kui me hakkame midagi tegema. See, kes ei taha, et see õpetaja, kes nad eeldivad, mis ei saata teha. Et nad ei ole liiga kurjad, vaid on parem heas töös. Ja mis on üks asi, mida õpetaja ei tohi mitte kunagi teha? Seda, et ta ei tohi mitte kunagi teha nii, et me näiteks, et ta ei lase meil kunagi seal selle ääre peal rippuda. Et ta ei tohi lubada, et keegi saaks haiget.
mina viskan sind ja istud maha. Mind see idee saab mind ja saab pihta, siis et sa viskad. Ja sain ka pihta. Padel. Selja taga tuleb, ma ei tea. Tule meile, teeme peo.